mis toimub kahe pealinna vahel. Stuudios Yana Toom ja Jüri Ratas. Tere kõigile, oleme taas Strasbourgis, siin käib Euroopa Parlamendi plenaaristung ja siis me siin hea kolleeg Jüri Ratasega arvasime, et teeme järjekordse meie podcasti. Ma olin ääre pealt sellega, et ma teen seda podcasti üksinda, sest me täna hommikul peaaegu sõitsime Jürile otsa ühel ristmikul. Mis sa seal linnas tegid, Jüri? Kell 8 hommikul, räägi. Vaata, Jana, mina olen ju väga keskkonnasõbralik ja ma tulin jalatööle ja sina tulid suure autoga ja selle turvakonvoiga. Kus sa oma ülikonda vahetasid, ütle? Mina vahetan ülikonda siin töö juures. Ahah, niimoodi siis see asi käib. Vaadake, vaesed Europarlamendi saadikud tulevad trussikute väel tööle ja siis panevad ülikonna selga. Kas sa jalgad ka vaatad? No vaatasin eile jalgpalli. Kellele sa pöialt hoidsid, ütle? Eile ma hoidsin tegelikult teises mängus Šveitsile pöialt. Teise mängu ajal ma juba magasin. Sa juba magasid? Muidugi ma magasin. Aga kellele sina pöialt hoiad? No ma ikka vaatasin, kas Argentiina või Egiptus. Mulle väga meeldib see Norra poiss. See on nagu uskumatu, see Haaland. Mulle väga meeldib see trikk, mille nad norrakad tegid oma selle PR-iga, sest see sõudmine, nad leiutasid selle 2 kuud tagasi ja nüüd terve maailm sõuab koos nendega. See on ikka äge. Midagi sarnast kunagi tegi ka Island, aga tõsi on see, et ma arvan, et me väga palju ei erine, et see Norra on läinud kuidagi väga hinge ja just sellise oma võitlusvaimu ja meeskonnatunnetusega. Aga teine, mis minu arvates, mis spordis nagu väga oluline on, et on nagu mingid sportlased, kes kannavad seda sporti aastakümneid. Ja see Messi Argentiinas see on, eks ju, ainuüksi selle pärast ma tahaksin, et Argentiinal läks hästi. Aga ma ei saa öelda, et ma olen mingi suur jalkafänn. Aga kes siis võidab? Ma ei tea, kes võidab ausalt, ma pole selle peale mõelnud. Mulle lihtsalt meeldib seda vaadata, aga ma läheks nüüd poliitiliseks. Kas sa kujutad ette, et mingi USA president peale tänase USA presidendi oleks kunagi helistanud FIFA-sse ja öelnud, et teate, võtke see punane kaart ära. Ma hakkasin mõtlema, kas on mõeldav, et Obama või Carter või Bush, keegi on üldse võimeline sellist asja tegema? No ilmselt sellist käitumismustrit varasemalt ei ole olnud või kui on olnud, siis mingite teiste diplomaatiliste kanalite pidi, aga päris niisugune otseliini ma ei kujuta, et sa kujutad? Ei, absoluutselt mitte, mis ma küsingi, et sina oled Trumpiga kohtunud, ma ei tea, kui vaevalt väga kuidagi intiimselt, aga ikkagi sa oled tema käed surunud, tema kõrval nagu sammunud, vähemalt pildid reedavad seda. Ja me sammusime. Et see on ikka ulme küll, mida see vend teeb. Aga kui minna siis ookeani tagant, tulla siiapoole ookeani kallast, aga kuidas siis Eestis on, et mis siis saab meie presidendist, Jana? Ma tegelikult, mul oli plaan sinu käest seda küsida, sest sina oled see, kes eelmise presidendi kuidagi kampaaniast, otsingutes, ütleme niimoodi, välja väga aktiivselt osalesid. Praegu ma vaatan seda kõike nukralt ausalt öeldes, sest Aga ma korra segan vahele, kõik ütlevad nukralt, et see ei ole õige ja nii. Aga kuidas siis õige oleks? Ütleme, et ma arvan, me mõlemad arvame, et õige oleks, kui rahvas valiks. Jah, vastab tööle. Aga seda võimalust ei ole. Aga kuidas siis õige oleks? See, et tuli välja see seltskond, kes pakkusid Riho ühtegi. Kohe nagu järgmisel päeval tuleb mingisugune skandaal aastast 2006-2005 ja kui sa loed selle põhjalikult läbi nagu selle artikli ja hakkad seal kaevama ja guugeldama, siis seal nagu midagi ei ole. Aga see plekk on juba küll, et ma ei ole üldse ühtegi fänn, ma ei tea, kes see inimene on, tean meediast nagu, aga see nagu muster, see ei ole õige. Mina puutusin temaga kokku peaministri ametis ja tema töös siis, mis oli seotud kaitseliiniga, et meil oli hea koostöö. Aga kui nüüd tegelikult panuseid panna ja poliitikute käest alati küsitakse tegelikult lõpptulemust, et kes see siis 2. septembril, kui valitakse ära, siis ma arvan, et hetkel ikkagi päris suured šansid on Ülle Madisel. Kui me mõtleme parlamendi 68 pluss häälele, tõsi see eeldab, et ka tema on sellega nõus. Esiteks me ei tea, kas ta on semaga nõus ja ma olen mõelnud ka selle peale, et mis on järgmine samm? Oletame, sinust saab president. Kusjuures, kui mäletad, kui te läksite Savisaart maha võtma Mailise kandidatuuriga presidendiks, põhjus oli see, et Mailis oli ainuke selles seltskonnas, kes oli 40+. Te olite kõik liiga noored siis veel. Enam te nii noored ei ole. Kas sina ei taha saada presidendiks, räägi mulle. Ma arvan, et 7 Europarlamendi saadikust
5 võib-olla oleksid täitsa nõus sellega. Kahjuks ma saan aru, et sa tahad siin väikest huvitavat konflikti üles tõmmata, aga vastus on... Ma tahan suurt konflikti üles tõmmata, aga see mul ei õnnestu ilmselt. Vastus on ei, jah, et ei, seda soovi mul ei ole. Aga jah, kui mõelda, kas meie ametikaaslasest keegi võiks saada presidendiks, ma arvan, et muidugi. Ilma kahtlust, et endisi välisministreid, saadikuid on siin küll, kes saaksid selle tööga nagu hästi hakkama. Aga kui mõelda tänasel hetkel, ma arvan, siis kui Riho Ühtegi peaks saama ka ametlikuks kandidaadiks Riigikogus ja suure tõenäosusega tema taha siis tuleksid eeskätt, ma arvan, Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonid ja siis fraktsioonitud, siis ma arvan, et see tõenäosus, et Ülle Madise ära, kui see on Ülle Madise näiteks, ära valitakse või ütleme siis Reformi, sotside Eesti 200 põhikandidaat ära valitakse, see kindlasti kõvasti väheneb 2. septembri mõttes. Ja valimiskogus on muidugi seis hoopis siis teine. Miks ma hakkasin tegelikult sind hammustama selle nagu vanusega? Ma hakkasin mõtlema, et mida teevad endised Eesti presidendid. Ülle Madise on noor naine, 40 pluss, ma ei mäleta täpselt vanus, oletame ta on seal. Mis ta pärast teeb? Vaata Kersti Kaljulaidi. Ühesõnaga, mis on see elu peale presidendi ameti? Sa tead, et meil on 10 aastat võimalus, 2 koosseisu on võimalik. Ma saan aru, aga ikkagi, või 2 ametiaega. Ikkagi kaua enne pensioni minekut see asi lõppeks ja mis siis saab? Kersti oli ju Eesti Olümpiakomitee president. Seda ma mäletan, sellest ma räägingi, et ei ole just suur edulugu. Et ma arvan, et tegelikult see, mida sa välja tood, kas see on nagu probleem, et mida nagu Eesti endised presidendid teevad ühiskonnas edasi. Et see on teatud mõttes mingi karjääri lõpp ja mis siis nagu... See on nagu väga, jah, et ütleme, see on lahendamata küsimus meie ühiskonnas. Meil ei ole nagu mingid selliseid, ma ei tea, mõttekodasid või mingid selliseid asju, kuhu nad võiksid edasi minna. Kas see võiks olla nii? Ma arvan, pigem see võiks nii olla. Vaata, kui Vsevjev, oletame, ma usun, et ta saab, aga ta on vist 42. Oletame, ta oleks seal 10 aastat, 52. Siis on pensionile minna, ma ei tea, mingi 15-16 aastat. See olid endine president. Iga teine amet on ju downshifting. Ma arvan, kas sa võtad selle riski? Jah, aga ma arvan, nii ei mõelda. Nii on tore meil siin hommikul Strasbourgis arutada, aga nüüd sellest presidendi tööst siia parlamenti, siis mis need hetkel need sinu ütleme, siin me ütleme failid, aga mis need hetkel need põhiteemad sinul on, mida sa teed siin parlamendis? Me eile hääletasime raporti üle, mis oli töös 10 aastat ja kus juures sellega alustati siis, kui Eesti oli eesistuja aastal 2017. Me olime ääre peal, et see fail nüüd tähistaks oma 10. sünnipäeva. Ja Euroopa Komisjon Ursula von der Leyeni eesvedamisel üritas selle juba laualt ka maha pühkida, kuna ei saadud konsensust. Aga lõpuks me selle saavutasime, meile hääletasime ära ja see on sotsiaalsete süsteemide koordineerimine, mis tähendab seda, et meie niinimetatud Kalevipojad, kes töötavad Soomes. Praegu, kui nad töötavad Soomes, nad kaotavad töö, neil on õigus saada 3 kuud töötuhüvitist Soomes, siis nad tulevad meie töötukassa uksedega küsima. Enam see nii ei ole. Nüüd on see nädalate küsimus, inimesed, kes töötavad välismaal teises Euroopa Liidu liikmesriigis, neil tulevad samasugused õigused nagu kohalikel ja see puudutab nii töötuhüvitist kui perehüvitisi kui kõiki need asju. See oli meeletu töö, aga me saime sellega hakkama, nii et ma olen väga õnnelik. Nii meeletu on, et sul hall ei ole veel tulnud, et sa oled ilusti sellega hakkama saad, Jaana, nii et sa oled väga hea välja. Aga mis ma tahtsin küsida... Jüri, ma saan oktoobris 60, mis sa arvad, mis värvi ma tegelikult olen? Ma ütlen siiralt seda. Aga mida ma tahan öelda, et ühelt poolt võib ju siin vinguda ja öelda, et kuidas nii kaua aega läheb, üle 10 aasta, aga teiselt poolt see, kuidas sa nagu seda selgitad, näitab ju seda, et tegelikult need otsused, mida siin parlamendis tehakse, on väga konkreetselt omavad mõju, liikmesriikides, sa tood välja, eks ju, väga palju eestlasi, neid on tuhandeid, kes töötab Soomes, eks ju, ja et nende edasine elu oleks samamoodi nagu kindel või teada, mis reeglite alusel edasi läheb, et tegelikult need otsused mõjutavad väga selgelt meie inimesi. No ma ütlen ausalt, ega see polnud ju parlament, kes seda asja takistas, see oli nõukogu ja seal olid päris, näiteks Luksemburg oli kategooriliselt vastu viimse hetkeni, ma ei tea, kuidas Küprosel õnnestus, Küpros on praegu eesistuja, kuidas õnnestus neil murda, aga Luksemburgis on pooled töötajad välismaalased,
küll tulevad sinna Prantsusmaalt, Belgiat, Saksamaalt ja nad ei taha üldse nagu jagada oma seda heaolu nendega. Nad töötavad, panustavad, siis nad peavad minema oma riikidesse. Nii et see on nõukogus tegelikult oli kinni ja mul on hea meel, et see niimoodi läks. Nii et see on minu töövõit, suur töövõit ausalt öeldes. Nii et ma olen väga õnnelik. Mida sina teed, Ratas? Peale seda, et sa hommikul jooksed tööle. Minu põhiteema on hetkel see, et mis on seotud Euroopa konkurentsivõimega, aga Euroopa bürokraatia vähendamisega ja siin on see keeruline nimi, see ENVI Omnibus ja paljud küsivad, et kas teil ainult siin bussid sõidavad, et kas siin trolle ja tramme ei olegi ja ronge, aga see selleks. Aga tegelikult, et lihtsustada mingisuguseid reegleid ja see lihtsustamine annab võitu ka Euroopa, sealhulgas ka Eesti ettevõtlusele. Aga ma pean tunnistama, et mulle tundub, et siit läheb nagu niisugune lõhe siis meie vahel läbi, et kui ma vaatan, kuhu me oleme jõudnud selle failiga, siis ma näen, et ühel pool on sinu fraktsioon, Renew, sotsid, rohelised, vasakpoolsed ja teisel pool on siis Euroopa Rahvapartei ja nüüd on küsimus, kas meil tuleb veel hääletuse liitlasi või mitte ja lühidalt öeldes, mida see tähendab, et komisjon on tulnud välja ettepanekuga, no ütleme, bürokraatia reegleid lihtsustada. Et ettevõtted peaksid mingid asju tegema vähem, et meil ei oleks näiteks dubleerimist, et ei oleks nii, et Euroopa loob ühe süsteemi, ettevõtted peavad seda süsteemi täitma hakkama, aga piltlikult eelmisel nädalal nad juba täitsid need samad andmed teise süsteemi ära. Et no sellel ei ole mõtet, et praegusel hetkel käib siis vaidlus selle üle, et kas see ambitsioon, millega komisjon välja tuli, kas see on piisav, seda tuleks tõsta või seda tuleks vähendada. Ja tõsi on see, jah, et Euroopa Parlamendis, kus tavaliselt on niisugune üldine hääletuspõhimõte, et Renew ja sotsid ja Euroopa Rahvapartei nagu hääletavad ühtemoodi, siis mulle tundub, et selles küsimuses on eri suund. Rahvapartei soovib seda bürokraatiat vähendada ja siis teine pool ütleb, et sellega ei saa nii kaasa minna, sest see hakkab siis lõhkuma meie eesmärke keskkonna valdkonnas. See on see töö, millega ma hetkel tegelen ja see on päris keeruline. No see kõlab kõik väga ilusti, aga päris niimoodi see ei ole ausalt öeldes. Mulle see lihtsustamise kampaania meenutab väga vabandan, et Gorbatšovi aegset kampaaniat, kus oli mingisugune glasnest, perestroika, seda kõike veel. Kõik on nagu, neid omnibusse tuleb igast uksest ja aknast. Igas komisjonis on 4-5 omnibussi. Parlamendil ei ole tervikpilti, mida me täpselt ja kuidas lihtsustame. See tervikpilt ilmselt on ainult komisjonil. Kuigi ma selles ka kindel ei ole. Kui ka sedagi. Aga üldiselt selge on see ju, meie kogu regulatsioonid on läinud nagu, kuidas ma ütlen, need on läinud nagu minu meelest üle mõistlikkuse piiri, see on selge. Ja ma näen Eesti ettevõtted, kes teevad ise sotsiaalmeedias videosid, ütlevad, et taotleda mingit sertifikaati, et ütleme, kui sa mingit toodet tood Eestisse sisse, et seda toodet edasi müüa, see võtab aega kuid, kui mitte pool aastat. Ja samas sa täidad neid andmeid juba eelnevalt mingitesse muudesse aruandlusvormidesse. Aga ma olen nõus sinuga, neid omnibusse on tõesti mega palju, minu meelest see on aetud nagu ka liiga keeruliseks, iga üks trügib või sõidab oma bussiga sinna lõppjaama, kuhu ta täpselt soovib ja missuguse tervikpilt lõpuks kokku tuleb. No ilmselt komisjonil on kõige parem ülevaade sellest. No ma tahaks seda loota, sest minu peamine komisjon on sotsiaal- ja tööhõivekomisjon, mida meie näeme ja see on mure, mida jagavad ka ametiühingud, ma mõtlen need Euroopa ametiühingute keskliit ja teised nagu väiksemad, et igal pool simplifitseeritakse töötajate õigusi. Et see on väga halb. Selles nagu suure tuhinaga minnakse peale, cutting red tape, mis ta ongi, punase lindi läbi lõikamine. Siin on igasugused väljendid välja mõeldud, millest normaalne inimene üldse aru ei saa, kes räägib nagu mingit normaalset inimkeelt. Ja selles nagu selle varjus igal pool kannatavad töötajate õigused. Aga kui sa siia tulid, kas sul anti see sõnaraamat kätte, et saada aru, mida need Euroopa Liidu väljendid tähendavad? Cutting red tape on päris huvitav, et kuidas see jõuab lõpuks bürokraatia vähendamiseni, aga need jõuab. No jõuab. Ma alati pressiteadestest lõikan need väljendid välja, sest meil on see probleem, et me siin räägime mullist, seda mulli keelt, millest normaalne inimene aru ei saa ja siis me kurdame, et kus see euroskepsis tuleb. No kui sa tahad inimesega rääkida, ta peab ikka aru saama, mida sa räägid. Me alustasime ütleme, persooni teemaga Eesti presidendist ja tegelikult on üks oluline persooni teema ka siin laua peal, siin samas Euroopa Liidus. See on suur vaidlus Ursula von der Leyeni, Kaja Kallase vahel, see on vaidlus, et kas see välisteenistus, mis täna on üles ehitatud põhimõtteliselt sellises suunas, et ta on nagu iseseisev, välisteenistuse juht, on teise jalaga Euroopa Komisjoni liige, on asepresident seal.
et kuidas sina näed, et kuidas see vastuolu laheneb või tegelikult see vastuolu ei saagi laheneda ja see vastuolu on kirjutatud aluslepingutesse juba sisse? Ma arvan, ta on sisse kirjutatud, oli algusest peale teada, et seal on kaks kõva kivi, Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas, mõlemad on päris sellised, ütleme, tugevad isiksused, et see, et nende vahel läheb mingi hetk võitluseks, oli selge. Aga mis mind kogu selle loo juures, kõige rohkem nagu häirib, sa mäletad ju väga hästi, kuidas need volinikud üldse saavad oma ametisse. Igas komisjon on kuulamised, komisjon kinnitab selle kandidaadi ja siis parlament hääletab kogu kolledži eest. Me teeme seda lähtudes sellest, millise mandaadi Ursula von der Leyen iga ühele nendest andis. See on täpselt see, mis juhtus ka Kaja Kallasega, on ju. Ja nüüd kuskil 2 aastat on möödas. Ursula ütleb, ei teate, et teisel hääletasite midagi. Mind üldse nagu ei koti. Ma kõik nagu muudan ära. Annan siit osa portfooliost ühele, siis teisele, siis ma vaatan, et juba Marta Koss peab läbirääkimisi. Marta Koss on muuseas volinik, kes vastutab Vahemere ja siis laienemise eest ja tema millegi pärast peab Euroopa Komisjoni nimel läbirääkimisi Iisraelis, kus peaks, mingi ulme toimub ja parlament on kuskil kõrval nagu mingi diil oli, unustame ära. Ursula ikka läheb nagu omas suunas. See ei ole okei. Ja see tegelikult tekitab parlamendis päris paksu verd. Ja ma arvan, et kui järgmine kord tuleb umbusaldumine Ursula von der Leyenile, siis see häälte arv on teistsugune, kui ta oli esimene ja teine kord. Teistsugune on, aga ma prognoosin, et ta siiski läbi ei lähe ja läbi ta ei lähe hoopis teisel põhimõttel, mitte see, et kui tugev on Ursula von der Leyen, vaid lihtsalt, et Euroopa Liidu institutsioonides on loodud vähemalt niisugune tasakaal erakondade vahel, et kui kukub üks, siis juba kõik need teised kivid ka kukuvad ja see on nagu probleem. Aga kokkuvõttes ma arvan niiviisi, et ma ei usu loomulikult, et ei Kaja Kallas ega Ursula von der Leyen mõlemad jätkavad oma tööd, aga selge on see, ma arvan, et see jõuõlg, sa ütlesid nagu väga õigesti, komisjoni president nagu iga päev hammustab mingid tükikesi endale tagasi või kui kellelgi on liiga suur meepott tema ees, siis ta püüab seda meepotti jagada teistega, et keegi ei saaks kasvada liiga kõrgeks. Oota, kui ma praegu selle salvestuse tüki välja lõikan ja saada NIPP fraktsiooni, kas siin selle peale fraktsioonist välja ei visata? Ma arvan, et ei visata. Tema on ju ikka teie nagu vapiloom, aga ma arvan, et see kes hammustab tükikesi, nagu sa ütlesid. Aga seda on ju teada. Ma tean, et seda on teada. Et tänane komisjon on selles mõttes ju jaotatud vastutusalade mõttes nii laiali, et on dubleeritud vastutused, kus ei ole nii, et üks inimene tegeleb ühe asjaga. Kui me võtame näiteks ka nagu kaubanduse või väliskaubanduse küsimuse, ega seal on ju Prantsusmaal on mõte, et seda laiendada kõrget välisesindajat, aga kaubandusega tegeleb ju hoopis teine volinik, mitte kõrge välisesindaja. Nii et ma siiski arvan, et selle komisjoni lõppmängus see vastutuse koorem suureneb komisjoni presidendi kabinetis, tema büroos ja tema ümber ja väheneb teiste volinikel. Mul on viimane küsimus, ma ei tea, palju aega meil on. 1 minut näidatakse. Ma eile siin rääkisin ühe Eesti kõrge ametniga, kes töötab siin Brüsselis ja Strasbourgis ja ma küsisin, et kas sa tajud seda, mida tajun mina, et ka Eestis on kasvamas selline euroskeptitsism. Tema ütles ausalt, et tema seda ei taju, kuna ta Eestis ei ela. Küll aga vaatab ta uuringuid, mida tellitakse ja tema seda näeb väga selgelt. Et ka Eesti inimeste usk Euroopa Liitu hakkab kuidagi nagu kahanema. Aga siin, hea saatekaaslane, olen mina sinuga teisel arvamusel. Ma räägin uuringutest. Aga need samad uuringud tegelikult ikka näitavad, et Eesti inimeste nagu, ütleme lühidalt öeldes, usaldus Euroopa Liidu vastu on kõrge või väga kõrge. Ja kui me räägime nendest teemadest, ega me oleme ka ju kriitilised, siin ei ole ju suurt halleluujat, me ei laula iga teema osas, aga kui me räägime üleüldiselt, kui sa tead ju isegi, kui paljud noored saavad täna võimaluse, ma ei tea, õppida erinevate programmide raames, mis on täna tänu Euroopa Liidule, ainuüksi see kas või see näide, et ma ei usu seda, et Eesti nagu selline euroskeptitsism on kuidagi kasvuteel. Minu küsimus oli see, kuidas seda usaldust taastada, sest ta kahaneb. Aga ma arvan taastada seda, et siin ja Tallinnas ei saa rääkida 2 erinevat juttu. Ja ma ei arva, et me seda teeme, aga paljud poliitikud tegelikult teevad seda, et räägivad oma pealinnades
kõik, mis on halvasti, on Brüsseli või Strasbourgi süü ja see on probleem. Eestis tehakse täpselt sama, see viimane määrus, kus pidi mingi ametniku kutsuma, kus sul on mingisugune maalapp, kus sa kasvatad kurke ja pealkirjas oli sees, et see on Brüsseli nõue, mis ei vasta absoluutselt tõele. Me läheme selle saatega nüüd edasi kahekesi siin omavahel, et aitäh vaatamast ja kuulamast.